Tere õhtust, katsume jälle mõelda, mõtleme täna ühe sellise asja peale, püüame vähemalt seda teha, kuidas me oleme jõudnud nii kaugele, et meiega tehakse kõike, mida tahetakse ja see kõik, mis meiega tegelikult tehakse, meeldib meile endale niivõrd tohutult. Võib-olla kuluks üks paralleel ära, et kui kunagi Transilvaanias kõndis ringi kahe pika hambaga üks tegelane, kes tavaliselt öösiti ringi kõndis, kõigile õudus judinad peale ajas ja tavaliselt said tema poolt hammustatud tegelastest ka vampiirid. Tundub, et meil kõnnib ringi mingisugune salapärane oinas, kelle poolt hammustamisel tekkinud efekt on samasugune ja tundub tihtipeale, et enamust meie rahvast on see oinas juba millegi pärast hammustanud. Aga läheme siit edasi Einar Elantile tulemast ja me räägime täna nendest relvadest, mida meie kallal tarvitatakse, meie endi teadmata tihtipeale, kuidas me selliseks kuulekaks ja mõtlemisvõimetuks massiks tegelikult saanud oleme. Jah, nende teemadega oleme enda elukeskkonna ja rahvastiku arengu seltsis ja erinevate rahvusvaheliste, kuidas öelda, ülikoolidega ja nii edasi tegelenud üsna pikalt. Ja need teemad ei ole mitte ainult Eesti kesksed, vaid veitsa laiemad. Aga toome, et mitte siin heietada eriti palju, eks ole, sest aega on vähe, et tooksimegi need relvad välja siis. Et esiteks maailmavaateline relv, kronoloogiline relv, ideoloogiline relv, faktoloogiline relv ehk tehnoloogiline relv ka samas, siis majanduslik ja maailmaraha relv, genotsiidirelv ja kõigile on teada juba sõjaline relvastus, mis... No see on tavaliselt, tullakse seal põhimõtteliselt kunagi anti nuiaga, siis praegu lihtsalt mingisugune rakett sulle kogu hakkas nüüd on asi rafineeritumaks läinud selles suhtes, aga nende kaudu siis kas juhitakse või anastatakse ühiskondasid, eks ole. Ja siin kohal on naiivne loota, kui kui sellised metoodikad on olemas, siis on naiivne loota, et neid kasutamata ei jäeta. Seda enam, kui kasutaja subjekti suhtes, siis on need et sa ei panegi tähele neid et keegi vaikselt sugelal toimetab. Ja. Aga võtame nüüd ükshaaval ette, kõigepealt siis maailmavaateline. Hakkame teiselt poolt tegelikult. Hakkame teiselt poolt. Hakkame teiselt poolt. Ja kirjutame siia kõigepealt sõjaline relvastus. Sõjaline. See on see sama, kuidas öelda, tavaline relvastus, aga hakkame pihta, et eesmärk. Eesmärgiks on vägede sisseviimine, eesmärgiga, et riik teeks seda, mida vallutaja eesmärgiks on seadnud. Hävitamise eesmärgiks on materiaalsete struktuuride ja inimese füüsiline hävitamine. Aga siin on ka omad probleemid selles, aga nendest räägime natukese hiljem. Relvastus ulatub antud kontekstis siis tuumarelvast kuni Makarovini. Hävitamine on suhteliselt lihtne, eks ole, päästikut vajutad, eks ole, inimest ei ole. Näed päästikut või nuppu, tulemus. Jah, tulemus on sama, eks ole, küllaltki kiire. Et nende teiste relvadega, nendega läheb natukese aega, sest see vajab informatiivset ettevalmistamist ja nii edasi. Aga kõikidel nendel relvatüüpidel on siis, vastab toime, et esiteks vallutada maa, relvastada korravalvurid, kehtestada patrullkontroll, seejärel vahetada kindlasti valitsus omale lojaalse valitsusega, kehtestada ka vastav seadusandlus ja nii teebki riik või rahvas täidab neid eesmärke, mida tegelikult vallutaja on talle seadnud. Ja need printsiibid paraku kehtivad ka nende teiste sõjapidamisviiside kohta siis. Kui see sõjaline, see on enam-vähem kõigile vist ilmselt selge. Ja kirjutame siia number 2 ja siia mis sõna tuleb siia? Siia paneks siis järgmisena vaatame, et kui sõjaline relvastus ei toimi, siis järgmisena rakendatakse genotsiidirelva. Kõik teavad ju, et näitena alkoholism, narkomaania, suitsetamine ja nii edasi. Nii, et genotsiid sugugi mitte niisugune tavaliste vahenditega tuled ja lased kraaviserval maha? Ei. See on natukese peene, tänapäeval on
siia lisandunud nagu kaasaegsemad relvastuse liigid. Siia kuuluvad näitena toidulisandid, säilitusained, puhastusvahendid, ravimid kuni hambapastadeni välja. See asi nii hullud? No kui vaadata, eks ole, sõja eesmärke puhtalt, eks ole, kui eesmärgiks on sündivuse piiramine, geneetilise baasi hävitamine, teovõimetuse tagamine, siis nad paraku, kui lähtuda nendest eesmärkidest, et teiselt poolt, eks ole, siis nad seda eesmärki ju täidavad. Arsenal ulatub siinkohal kirikuleiva armulauast kuni õllesummerini välja. Nii et vaata, mis pidi sa tahad, need ju toimivad, eks ole. Alkoholipoliitika on eriti põlisrahvaste puhul mitmel pool maailma jagudes väga efektiivseks osutunud. Jaa. Ka meie ühiskonnas on neid trende ju märgata, kusjuures hävitatakse mitte ainult elavad inimesed, vaid ka järgmine põlvkond läbi selle, eks ole. Kui me praegust ühiskonnas toimuvaid protsesse nagu vaatame, siis praeguseks oleme ju jõudnud nii kaugele, et 60% meile kutsealustest on kutsekõlbmatud, eks ole. See on siis 60% meie noortest on üle poolte on need, kes on tegelikult armeeteenistuses, kaitseväeteenistuses kõlbmatud. Kõlbmatud, jah. Eks ole, see on siin kaitseväe statistikast ja nii edasi. Ja põhilised probleemid on just keskelt mentaalset laadi. Jah, eks ole, psüühikahäired on peamine probleem ja kus see siis tuleb, eks ta sealt sellest genotsiidirelva rakendamisest siis tulevadki. Resultaat on siinkohal püsiv, eks ole, ka järgmiste põlvkondadele edasi antav ja nii edasi. Ja sellega kaasneb ka rahva eneseteadvuse hävitamine, mis on eriti nagu oluline antud valdkonnas, eks ole, et kui me seda tähele ei pane ja nii edasi. No lõpuks ei tea enam, kes me oleme, milleks me oleme, kes me üldse sellised oleme. Ja mis peamine, eks ole, inimese hävitamise maksab kinni antud kontekstis inimene ise. Kui me sõjalise relvastuse peal ju on selline asi, et kui me seda rakendame, siis me peame uuesti taastama kõik need nii edasi. No laseme maja puruks, võib-olla on hea maja, läheb endal ka tarvis, tuleb jälle, keegi peab seda kinni maksma, tuleb ta üles ehitada. Populatsioon hävib täpselt samamoodi, aga siin neid kulusid ei ole, me ei näe vähemalt, meile reserveeritakse kogu seda kuidas öelda, sellist arenguteed nagu seda. Ja nimetatakse seda samal suitsenguks või mingisuguseks eriti heaks elujärjeks ja päevast päeva, nagu öeldi kunagi kompartei ajal, et õhus on tunda helge tuleviku möödapääsmatu lähenemise kindlaid tunnusmärke, siis ega praegu käib see kiidulaul ju täpselt samamoodi edasi. Vaatamata sellele, et see 60% on vaid üks nendest näitajatest, mis peaks küll tagajalgadele püsti ajama. Jah, siin võib tuua veel ka oopiumisõda näitena Hiinas, eks ole, kui rahvusvaheline tasand siin läbi veel lipsaks, et kus seda rakendatud on, eks ole, indiaanlaste hävitamine USA-s, eks ole, täpselt sama relv, eks ole, kuiv seadus Venemaal, kes veel mäletab, see küll andis hoopis vastupidise efekti, kui ta esialgu plaaniti, aga efekt oli siiski olemas, eks ole. Ja tulemuseks on see, et indiaanlased näitena elavad tänapäevaks juba oma maal ju reservaatides. Kui me vaatame, mis Eestis toimub, siis me oleme kindlalt liikumas täpselt selles samas suunas. Vaata, mis otsas sa tahad. Kas võtame järgmise või Jaa, lähme järgmise juurde. Kirjutan siia number 3 ja siia kirjutan juurde. See on maailmavaateline relv. Kuidas küll see relvana toimima? Maailmavaatelisele me jõuame. Nii, kirjutame siis 4 ja majandus. Majandus. Võtame selle majanduse ette. Võtame majanduse ennem, et need on prioriteetide järjekorras, et kui need 2 esimest ei lähe läbi, siis rakendatakse maailmaraha ehk majanduslikku relva. Ja see hakkab pihta nagu sellest, et kuidas defineerida üldse majandust. No meil on muutunud majandus millegi pärast sõna ühiskonnas sünonüümiks, sellepärast, et räägitakse, et majandusel läheb hästi, majandusel läheb kuidagi halvasti, majandus tõuseb, majandus kosub või langeb. Ja siis püüad kuskilt küsida, et mida selle majanduse all silmas peetakse, siis paraku jäetakse vastus võlgu. See on, ja siis tehakse mingisugune nägu, nagu sa oleksid küsinud, ei tea mida, näitasid üles oma rumalust või midagi taolist, aga tegelikult on see defineerimata tõepoolest. Lähme siit edasi. Jah, aga anname sellele samale asjale, mis sa praegu välja tõid nagu ajaloolise tausta ka. Et tegelikult Aristotelese aegses majanduses oli 2 definitsiooni majandusest, eks ole. Et üks oli
majandusteadus ehk teadmine ja teadus sellest, eks ole, kuidas saada ühiskonnana rikkaks ja teine oli teadmine sellest, kuidas saada teaduslike meetoditega teie taskust raha kätte nii, et mitte ületada valuläve, eks ole. Ühesõnaga, et talt võetakse ära, aga ta on rahul või ei pane tähele, kas meelega või kogemata. Jah. Et aga vaadake, kus see lahknemine tekkis, eks ole, kuna kahte jumalat teenida ei saanud ja kristlus oli peamiselt monokultuur või monojumalaga või selline ideoloogia, eks ole, siis üks vaikiti maha ja siit saab iga inimene teha siis omad järeldused, et kumb siis meil domineerib, eks ole. Mitte ühiskonnana rikkaks, aga pigem... Jah. Et aga paneme siis kaasaegse terminoloogia siia kõrvale või et kuidas siis defineerida, et kaasaegses majanduses defineerida majandust. No väga lihtne, eks ole, majandus on see, et ühed trükivad raha tänapäeval ja teised siis kasutavad seda raha ja maksavad nendele, kes seda raha trükivad ju intressi. Lihtne, et kui me antud kontekstis, see lööb kogu selle majandusprotsessidest arusaamisele ju hoopis teise konteksti, eks ole. Nii et ei ole sugugi, mida rohkem toodad ja mida paremini ja mida õhinamalt sa nii-öelda rahvamajandus tõstad, ei ole see sugugi niimoodi, keegi kuskil toodab, hoopis trükib raha ja mõjutab sellega. Sisuliselt küll, eks ole, kui maailma juhtivate majandusteadlaste seltside esimehed on ju selle välja käinud, et kui nende käest on küsitud, mis see majandus on, siis on ju välja öeldud see, et võtke seda kui religiooni, et siis saab teile asi oluliselt selgemaks. Et see ütleb juba kõik välja. Aga et sellest paremini aru saada, eks ole, võib-olla joonistaks siia sellise pitsa näite, eks ole, et joonista siia üks ring, eks ole, oletame, et see on pitsa, eks. Nii. Et nii. Ja teeme siia kolmeks, jaotame selle ruudu, eks ole, oletame, et me oleme siin, kolmeks, niiviisi. Et oletame, et me oleme siin laua taga nagu kolmekesi, operaator ka siin, et mismoodi see rahamäng siis käib. Et vaadake, igal ühel on 1 kroon raha või ütleme, et 1 euro raha. Me ostame kolmekesi selle pitsa. Nii, mina näitena seda pitsat täna süüa ei taha. Mina annan selle pitsa näitena, annan enda raha sulle, sina ostad täna ära selle. Järgmine päev annad sina mulle selle raha tagasi, mina saan selle võrra siis homne päev rohkem pitsat osta. Aga vaadake, probleem seisneb selles, et sellist tehingut, mis saab siis, kui sellist tehingut saab tänapäeval teha 1000 korda minutis. Et see tähendabki seda, et kui nüüd vaadata seda osa, et siin on näitena Raid ja siin on Einar, siis see osa, eks ole, hakkab pidevalt suurenema. Ja lõppkokkuvõte on see, et sisuliselt operaator, eks ole, jääb pitsast hoopis ilma ju. Sisuliselt küll, eks ole. Ja vot sedasi toimibki tänapäeva majandus, kui niiviisi otse silma vaadata talle. Ja me ei taha aru saada ka sellest, et raha saab olla täpselt nii palju, kui on tooteid. Kui on tooteid rohkem, kui on raha, siis on deflatsioon, kui on või raha rohkem, kui on tooteid, eks ole, siis on loomulikult inflatsioon, eks ole. Aga kui me vaatame siis, et kuidas meie ühiskonnas see on toimunud, eks ole, see siis meil ju deflatsiooni ei olegi olnud, meil on ainult olnud inflatsioon, see tähendab, et pidevalt trükitaksegi raha juurde. Siin väljavõtted siin näitena Maalehest on ju kinnitasid seda, et 20 aasta jooksul on erinevate tavatoodete hinnad 16 korda tõusnud. 16 korda, eks ole, viimase 20 aasta jooksul. Nii et see tähendab seda, et pensionifondid on hoobilt vastu taevastega. Vaata, mis pidi sa tahad. Aga lähme ideoloogilise ja faktoloogilise relva juurde. Kirjutan siia siis ideoloogia. Ideoloogiline relv, jah. Siia alla kuuluvad tänapäeval siis Koraan, piibli korrad, jah.
kusjuures erinevad religioonid, televisioon, kommunism, fašism, monarhia, demokraatia, kodanike ühiskond, õigusriik, kapitalism ja nii edasi. Et need võib kõik siia ühte punti panna. Eesmärgiks on jaga ja valitse printsiibi süvendamine ühiskonnas. Ja kui me vaatame meie ühiskonda, siis paraku ta selle põhimõtte alusel ju toimibki. Eesmärk on aga kõigil nendel ideoloogiatel ühine, kuidas panna orjad enda huvides tööle. Vaata, mis otsas sa tahad. Vaadake, on olemas puidutöötlemistehnoloogiad, on olemas metallitöötlemistehnoloogiad. Täpselt samamoodi on olemas tehnoloogiad inimese teadvuse muutmiseks, kas siis religioonide, kultuuride või nii edasi, teiste metoodikate kaudu. Ja nende ideoloogiate kaudu siis kinnistataksegi käitumismallid ühiskonnas. Et sellest paremini aru saada, võib seda kirjeldada nii, et ideoloogia on kui sirm, millega mitte näidata kogukonna juhtimise tõelisi tagamaid ja ka eesmärke. Ühesõnaga peita see lihtsalt ära, sa ei saagi aru, mida suga tegelikult tehakse ja milleks see kõik vajalik on ja eeskätt kellele see kõik ülimalt kasulik on. Võtame edasi, eks ole, kronoloogiline relv. Mis imeloom see nüüd on? See on sisuliselt ajaloo ümberkirjutamine. Ta rajaneb ajaloolise alusega informatsioonil ja üles kirjutatud teadmiste kronoloogial. Ta võimaldab näha asjade üldist käiku ja võimaldab eristada protsesse ja tagajärgi. Vaadake, siin samas stuudios on ju härra Vooglaid istunud, kes tõi välja selle sama, et meil puuduvad ühiskonnas tagajärjelised seosed. Ja see sama kronoloogilise relva kaudu need lahustatakse ühiskonnas ära, need põhimõtted, aga me ei ole käsitlenud seda kui relvana. See on... See on, kuivõrd ülitähtis see tegelikult on, sellest saadakse aru ja igasuguste riigipöödete, ükskõik kus maailma otsas nad parasjagu toimunud on, esimene asi on võitjate puhul, võimule tulnute puhul ajalugu ümber mängida. Jah, absoluutselt, et see hakateksegi ümber kirjutama nii edasi ja selle käigus siis kuidas öelda, kas lahustatakse või, et ühiskond ei saagi enam aru, et kuhu ta peab liikuma, eesmärgid võetakse käest ära, eks ole, ühest ideoloogiast teise. Ja kui vaadake, selle protsessi käigus luuaksegi teatavad ühiskondlikud müüdid, mida siis hakatakse uskuma, eks ole, täpselt samasuguseid müüte on ju loodud läbi ajalooga. Siin muide, seda on päris kindel, et siin rahvas küll on elanud kogu aeg müütides. Kas on ta need siis endale ise loonud või tihtipeale on need talle loodud ja eriti osavad olid muidugi Ritterschaft ehk siis siinse rüütelkonna esindajad, nad olid eriti osavad nende müütide loomisel alates sellest, et eestlane tahab elada ikka oma ette, oma väikses talukeses, see naabri viha ja kõik nii edasi, isegi laulupeod. Kõigepealt ju võeti regivärss ära, asendati see vaikselt koorilauluga ja siis vaadati, kui loom hakkas põllu peal põtkima, enam tööd teha ei tahtnud, siis leiutati viis, kuidas need sotsiaalsed pinged lahti lasta, toodi laulukaare alla, koorilaul oli selleks ajaks juba selgeks õpitud, lasti aur välja ja lojus läks tagasi tööle. Nii kui põtkima hakkas, jälle toodi tagasi ja 3 korda näidati ju ette ka veel, et mitte esimene laulupidu ei olnud 1869, see oli esimene Eesti laulupidu. Enne tuli ikka ette näidata ka, kuidas see asi kõik käib. Ma saan aru, et ajan praegu jumala vallatud juttu, aga tegelikult nii see on. Ma hea meelega jätkaks seda sama juttu, et see on täpselt naelapea pihta, sest täpselt selle sama kronoloogilise relva rakendamise kaudu siis luuaksegi, toome ühe müüdi, eks ole, ori tahab vabadust ole, nagu ma ütlesin, et kõik need samad ründe või juhtimismeetodite tüübid, siis kui neid rakendada, siis see on orjastamise, kaasaegse orjastamise meetod. Siis kui ori tahab vabadust, siis vaadake, kui me anname selle orjale vabaduse, siis ta ei ole enam ori. Järelikult me saame, ainus mida me teha saame, on see, et anda orjale selle vabaduse illusioon, eks ole. Ja see tekitab omakorda küsimus, et siis kuidas seda teha? Üks võimalus ongi siis läbi usu jumalasse, eks ole, ja läbi selle ajaloo käsitluse ja nii edasi, et luua talle müüt, et ta on vaba.
ja läbi selle, noh, ta ei hakka sulle vastu enam, nii edasi, nii edasi. See orjastamise kõige rafineeritum ja kõige parem tase ongi, seda ütles mulle ka üks siinsete fondide järeltulija, on see, kui õnnestub peas, selles samase orja peas luua kujutlus selle kohta, et nii see peabki olema ja see ongi ainuvõimalik viis eksisteerida, olla ja võimaluse korral ka paljuneda. Et muud võimalust enam ei olegi. No esialgu olidki nagu öeldud, eks ole, religioonid, hiljem tuliks siis selle asemele tulid erinevad ideoloogiad, marksism, kapitalism ja nii edasi. Eriti hea näide on muidugi siin, kes seda siis Eesti kontekstis on kasutanud. Eesti kontekstis on seda sama kronoloogilist relva kasutanud, nähtavasti kõige paremini Mart Laar oma 60 ajaloo õpikuga. Siis tekib küsimus, et kas tal on aega ka muuks jäänud. Et kui vaadata, kui põhja meie ääremaastumine pidevalt süveneb ja nii edasi, siis võib väita, et muuks ei olegi aega jäänud. Ongi ainult selle peale kogu aur ja vile läinud. Aga lähme edasi. Nii. Et maailmavaateline tasand. Nüüd jõudsime maailmavaate juurde. Jah, see on see kõige tähtsam tegelikult, mis võtab kõige rohkem aega. Kui me jõuame sinnamaale, siis tema tulem või ütleme, et mõju ühiskonnale on kõige püsivam, kõige suurem ja teda on kõige raskem murda. See on sisuliselt kontseptsiooni võimu tasand. Ta annab ühiskonna elementidele, kellest see ühiskond koosneb, terviku teadmised, et kuidas kogukond või ühiskond tervikuna toimib või teisalt ta ei anna seda. Et kaks võimalust on, kas ta annab seda või ei anna. Ta võimaldab tegelikult eristada siis õiget tegevust valest tegevusest, head tegevust halvast tegevusest ja nii edasi. Sealt pannaksegi paika tegelikult see ühiskonna käsitlus. Tegelikult on meie ühiskonnas kaks nagu sellist maailmapildi vaatamise võimalust. Üks on siis kaleidoskoopiline ja teine on mosaiikne maailmapilt. Et informatsiooni hulk võib olla mõlemas täpselt ühesugune. Aga vaadake, kui te vaatate seda ühiskonnas toimuvaid protsesse läbi kaleidoskoobi, saate ühe pildi, kui te vaatate läbi mosaiigi, saate teise pildiga. Kaleidoskoopilise maailma vaate korral on inimene omandanud sellised teadmised, mille korral ta ümbritsevast aru sisuliselt ei saa, et tal on pudru ja kapsad seal, eks ole. Siis leitakse keegi, kes ütleb sulle, et see on hea, see on hea. Ja siis tal ongi abi vaja, ta on ise abitusseisus, eks ole, triivinud sinna maale ja nii edasi. Ja vaadake, kui te antud konteksti, näitena kaleidoskoobi sisse panete mingi ühe infokillu juurde, siis see olulisel määral näitena seda üldpilti näitena ju muudab. Aeg-ajalt keeratakse jälle natukese teise nurga alla, eks ole, ja sotsiopsühholoogid nimetavadki seda tegelikult kaleidoskoopilise idiotismi sündroomiks. Et sellega mina puutusin oma 10 aastat tagasi kokku, eks ole, aga see ongi manipulatsiooni meetod kui selline. Ja antud kontekstis siis ta muudabki ühiskonna nagu põhjus-tagajärjeliste seoste süsteemi. Sa ei suudagi enam lõppkokkuvõttena eristada seda, et mis on põhjused, mis on tagajärjed. Sest kaleidoskoobis ei ole selliseid seoseid olemas, eks ole, natuke see keeratakse. Ja kui õnnestub terve ühiskond selliseks teha, siis oled juba puhtal kujul võidumees. Absoluutselt. Et mosaiikne maailmavaade, see võimaldab maailma tajuda kui tervikut ja ta loobki ühiskonnas tegelikult põhjus-tagajärjeliste seoste ahelad. Ja iga uus fakt antud kontekstis. Ju kas siis, ütleme, et kui me võtame maali, eks ole, seda saab alati nagu kas ääres siis juurde maalida või sügavust anda, eks, uute värvikihtide peale tulekuga. Võt sellised võimalused on tegelikult selle maailmapildiga manipuleerimisel. Nii, meil on jäänud veel paar minutit, kas me teeme väikese kokkuvõtte? Enne, kui me paneme käima veel ühe tegelikult võrdlemisi õõvastava arvude rea, mis õige pea ilmub. Aga kui te nüüd vaatate seda sama skeemi siin, siis
eriti jube on see, mis nende koostoimes välja tuleb, mitte isegi üks eraldi võetuna, kui need kõik koos tööle pannakse teie kas siis suurema või väiksema aju puhul, siis see tulemus, mis see siit vastu vaatab, on kõike muud kui mingisugustki lohutust pakkuv. Aga võimalik on kõike seda teada, relvastada ennast teadmistega ja see ei pruugi teie puhul näiteks läbi minnagi. Kas on veel midagi imekiiret lisada või paneme selle? No meil on defineerimata tegelikult sõda, et mis see sõda antud kontekstis on. Teeme selle ka veel ära, sõda. Teeme seda, et defineerida sõda ära, eks ole, et me saaksime aru üldse, mis on. Esiteks sõja eesmärgid on ligipääs toorainele, tasuta ja odava tööjõule ligipääse, müüa võimalikult palju okupeeritaval alal enda tooteid ja luua läbi selle sõltuvus, tehnoloogiline sõltuvus ja nii edasi. Ja saavutada kindlasti turg enda toodetele. Nii et antud kontekstis neid samu meetodeid kasutades on ju, meil on sõja seisukord ja Niisugune permanentne, suuresti osas. Selge, suur tänu teile stuudiosse tulemast, ehk saime mõne asja natukene selgemaks, inimestel on taas mille peale mõelda ja nüüd me paneme selle lubatud arvurea teile siia lõpuks mängima, aga mõelge nende numbrite peale, kohtume taas 2 nädala pärast.